Head Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu veebitee vaatajad, täna on mul jälle siin külaliseks Nimekaim. Tere, Andres! Tere, Andres! No näe, arvestades seda, et sul on viimasel ajal kõvasti tegemist olnud eesti keelega, tahaks rääkida ka keelest ja ei, haridusest. Aga noh, nagu igal asja juures on see, et kõik asi hakkab ikka peast. Hakkab küll. Ja siin võib öelda, et meie haridusminister ületab lausa iseennast. Nii et nagu mina kuulsin, olevat tema esinenud Riigikogus niisuguse avaldusega, et on erinevaid sugusid või erinevat sooidentiteeti on üle 20. Mina mõtlesin, et huvitav, et miks ta ei räägi sellest, et maa on lapik. Aga no viisaka midagi uut. Oleks kindlasti, aga viisakas oleks kõigepealt teatada siis ka rahvale, kuhu ta ennast liigitab. Nendest 20-st näiteks, et tuled sinna pulti ja ütleb, kallid sõbrad, kallid Riigikogu liikmed, kindlasti teiegi 101 seas on väga erineva sooidentiteediga inimesi. Mina näiteks olen see ja see ja see ja see ja esindan seda ja seda ja seda, vaadake kui huvitav. Ja vaadake, kui mitmekesine see maailm on, kui arvestades, et teiegi hulgas kindlasti. Nüüd tõstame käe püsti, kes veel ennast sellisena, nagu mina tunneb. Ja see oleks olnud näiteks, kes seal istub. Ma ei tea. Seal on see, kelle hiljaaegu pulmad olid, see sotsialist. Kes see oli? See oli vene nimega. Ei tea. Nojah, keegi oli. Huvitav see näiteks. Tema abiellus mitte naisterahvaga, vaid meesterahvaga. Soo. Jah. Nojah. Siis, ma ei oska öelda, siis võib ainult öelda, et proua haridusminister nüüd vedas, et sind ei olnud Riigikogus seda kõike küsimas. No ega seal keegi ei küsigi. Ja vaata, huvitav on seal Riigikogus, kui jällegi me räägime kõigepealt mõttest. Kui selge see mõte peas ükskord, kui ta küpseb siin. Ükskõik, mingisugune mõte. Ja nüüd on teine asi, kuidas ma selle mõtte selgelt mingisse lausesse või mitmesse lausesse ehk teksti panen. Kui selgelt ma suudan oma mõtet väljendada. Mõni ütleb mingisuguse lause, mul on otse kohe selge, mida ta silmas peab, mis asi see on, kõik on selge, ei tekki üldse mingit küsimust. Teine ütleb, et mida rohelisem, seda ruudulisem, samas mummulisem, aga jällegi triibuline. Võt siis jääd paratamatult mõtlema, kas ma nüüd ise olen veidi topski, ei saa üldse aru enam millestki, võibla nii praegu räägitaksegi, aga mingisugune kainuse kell peas hakkab ikkagi helisem, kuule, ta ajab mingisugust umbluud. See tähendab, et tal siin peas, võib-olla ta ei oska seda, mis siin peas, midagi väga head on siin. Ja midagi tekib, võib-olla ta ei oska seda sõnadesse panna. Aga ka sellisel juhul on ta vale koha peal, sellepärast, et poliitik, kes peaks teoorias meie kõikide asju ajama. Ega riigiaparaat ei ole ju mitte midagi muud, kui kokku lepitud kogu, mis peaks ajama meie kõikide asja. Ehk asju. Mõnikord. See oligi selle valitsuse mõttes poolis. Kreekast juba siis oli see niimoodi. Ega see praegu teistmoodi ei ole, aga kui ta ei suuda oma mõtet väljendada niimoodi sellisel viisil, et ka kuulajad sellest aru saaksid, siis on midagi viga. Ei, minu arvates seal on ikka mingisugune saladuslik mõju, sellepärast, et kuskil ühes selles intervjuus meie rahandusminister Ligi olevat väitnud, et Riigikogus on lambad. Ja mina käisin meie Läti külalistega, käisin Riigikogus, sain tutvustada lambaid põld. Ei, aga võib-olla olid hundid üle käinud. Võib-olla ongi niimoodi, tegelikult peaks asjasse suhtuma, et hundid oleksid söönud, lambad oleksid ikkagi olemas, terved ja mälestuskarjakust oleks visakaduma. See on väga huvitav lähenemine. Täiesti uuenduslik. Kui Transilvaanias näiteks oli, sa tead, üks tegelane 2 pika hambaga, kes ärkas keset tööd üles, kell 12 tavaliselt, must õlst oli ümber ja siis läks tegutsema.
ja kellelegi ta siis oma hambad öösel sisse lõi, kõrri või kaela või kuskile, siis sellest, keda ta hammustas, sellest sai ka vampiir. Ja kui vaatad siin Eestis ringi, siis tekib küll niisugune tunne, et Eestis kõnnib ringi üks niisugune lammas 2 pika hambaga. Toime on täpselt samasugune nagu sellel vampiiril ja jääb tõesti mulje, et enamust Eesti inimesi on see juba hammustanud. Assa toit. Nendest on ka juba saanud lambad. No näed siis. No jah. Aga ei, nüüd me kaldusime. Folkloori läksime. Teemast jah nagu kõrvale, aga räägime ikka haridusest. Räägime. No mis sa arvad sellest, et 0 punktiga võib siis nüüd põhikooli lõpetada? Ja huvita, mis asi peaks lapsed õppima panema? Kui õppida pole vaja? Võtta siin on nüüd algusest peale on selle esimesest, vaata kui põllumehel ka, põllumees teab täpselt, kui tal esimene vaku on sirge, on suur tõenäosus, et teised sinna kõrvale aetakse ka sirged. Aga kui esimene vaku on juba sinka-sonka, siis head nahka sealt ei tule. Ehitaja teab täpselt, kui tal vundament on viltu ja vigane, no siis sinna peale midagi head ehitada ei ole ilmselt päris võimalik. No ei ole võimalik. Sa oled ikka vundamendi ümber. Nüüd täpselt see samune. Kõik räägivad õppimine ja õppimine ja õppimine. Ega eesmärgiks ei ole õppimine. Õppimine on lihtsalt vahendiks. Koolis oleks vaja areneda, targemaks saada, õppida mõtlema, sügavamalt, arusaadavamalt. Areng on see, mis on kooli põhiprotsess. Meil on, kui küsib mingisuguse pedagoogi käest kas või, siis kooli põhiprotsess on, mis asi? Õppekava täitmine, linnuke, 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 õppim. Mis? Nii, õppim, ma õppin kogu aeg, aga targemaks ei saa. Ei peagi, ega meil ei ole ju mitte kuskil eesmärgina kirjas see, et õpilane peab targemaks saama, peab arenenum olema, kui ta peab õppima. No õpin, no mis sest tolku on, mida ei omanda. Kuule, aga nüüd ei ole vaja ka enam õppida, sellepärast nädalavahetuseks koduseid ülesanded enam ei anta. Muidugi, ei ole vaja. Sellepärast, et jällegi võid lõpetada kooli, aga kes keelab sul kooli lõpetada 0 teadmistega? 0. Hindeid ega ei olegi. Aga see ongi see, et tähtis on mingisugune õppimine, tähtis on rõõmus olemine, tähtsad on mingisugused, kas läikivad seinad või mitte läikivad seinad, kas pöötud muru või mitte pöötud muru ja nii edasi ja nii edasi. Näiteks, et kui teisest korrusest alates, ma räägin nüüd praegu, mis on, aken tohib avaneda 10–15 sentimeetrit, mitte rohkem, siis on igasugused termomeetrid, mis reguleerivad ja kuskil ei tohi kraadi võrra soem või kraadi võrra külmem olla. Enam aknaid tuulutamiseks lahti teha ei või, mõnel pool nad lahti enam ei käigi, ja sellega tegeldakse. Aga see, mida ta oskab, teab või millest aru saab või mida mõistab, see ei ole enam tähtis. Vaata 150 aastat tagasi või rohkem oli luuletus koolis käimise kohta. Nüüd seda ei tohi enam mitmel põhjusel öelda. Kõigepealt suitsetada enam ei tohi. Ja kedagi tukas sugeda ka ei tohi. Meie Kiisul kriimud silmad istus metsas kännu otsas. Kepp oli käes ja piip oli suus, kutsus lapsi lugema. Kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda. Kes aga mõistis, aru sai, sellele ta tegi pai. Juba siis tehti muide vahet arusaamisel ja mõistmisel. Assa toit. Kui sa aru saad sa keelest, näiteks kui sa ütled tütarlapsele, täna on niisugune hästi ilus õhtu, ta saab aru keelest, et sa ütlesid tõlkimiseks kas või ükskõik mis keelde, täna on ilus õhtu. Aga mõistis ju hoopis seda, et ilmselt on siin mingi väikese ettepanekuga tegemist. Kaks asja. Jah, ei, ma näen, sa mõtled positiivselt. Muidugi. Aga ma ei saa aru ikkagi, miks niisugune asi nüüd tahetakse viia sisse, et õpilane võib tunni keskel püsti tõusta ja hakata ringutama. Kui ta üldse ei pinguta, millest nagu probleem on? Aga pingutama ei peagi.
muide, tegelikult mõtlemine, neuronite liikumine ja kõik peas, see on sügavalt nii füsioloogiline kui ka füüsiline protsess. See on füüsiliselt päris raske tegevus, mõtlemine. Ja kui selleks suuteline ei olda mingisuguseks teatud vanuseks, juba kui siis ei suuda, siis enam ei päästa ka. Jaa, no see ka, jah. Sellepärast, et no lihtsalt ongi niisugune, aga ta on truu, ta teeb täpselt nii nagu öeldud, kuidas me öeldud ja veel viilib sealt natukene maha ka ja. Kahe hambaga tegelane, keda sa Riigikogus ei kohanud. Aga nad olid maskeerunud inimesteks tol hetkel. Sa räägid seda täpselt samamoodi nagu mõned aastad tagasi räägis üks põhikooli õpetaja mulle ütles, et neid erivajadustega lapsi on klassis nii palju, et kui nad ajavad ikkagi suus sooja õhku välja, siis nad ka lõpetavad. Jah, täpselt nii on. Ja nüüd on see kaasav õppe toodud. Kujuta nüüd ette, mida see tähendab. Sina oled viiemees, me oleme näiteks 7. klassis. Sa mänglema kergusega matemaatika ülesanded, keemia ülesanded, kõik. Nüüd mina siin kõrval. No mul on 2+2. No endiselt tuleb kas 6, 4 või, ei, 4 ei tule, 6, 10 või 16 või ükskõik, mis sealt tuleb. No 4 ei tule mitte kuidagi. Nüüd kujutame ette, et siin ees on õpetaja, kellele ta peab tähelepanu pöörama. No loomulikult. Sinule. Jah. Mis sest, et on ette teada, et minu jaoks 2+2 on ükskõik mis number, ainult mitte 4. Sul on igav. Sa hakkad tegelema ei tea millega, sa hakkad seal vaatama seda, teine lõppude lõpuks ka mandud. Kui ei ole just eriti tugev isiksust, lähe koju ja võtad asjad uuesti ette või võtad hea klaaslased või vanemad võtavad eraldi õpetaja või ükskõik mida. Mandud täpselt samamoodi. Tähendab see klass, mis koosneb, me 8, aga neid on siin veel ju igasugused. Mis on sellel vaesel õpetajal teha? Ta hüppab ühe juurest teise juurde. Tulemust on ette teada, ei ole võimalik saavutada. Jah, aga lähme nüüd positiivse poole peale. Aga see ongi positiivne. Et me juba teame, tegelikult me teame. Aga kas sa seda ka tead, mis on teaduslik konsensus? Teaduslik konsensus tean küll. See on konsensus, mis põhineb teaduslikel faktidel. Teaduslik fakt on see on veidi eri kategooria, aga see on tõestatud teaduslikult, et see nii on. Aga need tõestused ka aja jooksul muutuvad. Muidugi, nagu vaja on. Vat, no nii et misuke siis... Meie uute mitšuurinlaste käes on selle tõdede muutmine ja väänamine ja ümbertegemine täiesti käkki tegu. No lähemegi tõdede juurde. Et kuidas siis põhiseaduse tõlgendamine kriisisituatsioonides muutub? Esiteks sõna kriis. Küsi nende dokumentide autori, nende määruste, ükskõik millega tegemist on, nende käest, mida peetakse silmas kriisi all. Kriis. No. Meditsiinitöötaja, kui ta on ikka päris meditsiinitöötaja, ta teab täpselt, mis asi on epikriis. Ta teab täpselt, mis on kriis. Ta teab suurepäraselt ühiskonnas. Päris niisamuti ei ole, aga suuresti enam-vähem. Kriis on alles käes siis, kui mingisugune osa või süsteem terviklikust süsteemist lakkab töötamast. Vaat siis on kriis käes. Kas meil räägitakse kogu aeg, et meil on kriis? Meil on mõistuse kriis, vaat üks kriis, mis on küll, vaat see on lakanud toimimast. Ja sellisel puhul, vabandust, on meil õigus ja võimalus rääkida kriisist küll. No näed. Räägime siin põhiseaduslikest õigustest, aga kas meie valitsust on tabanud pildistamise maania? Hiljaaegu oli kuskil lehes, et on tehtud aastas kuskil 20 miljonit pilti autonumbritest. Kas sa kujutad ette, mis äri see mingisugusele struktuurile tähendab? Mina ei tea, et kaamerate üles Siseministeerium pidi seda kõike. Ja nüüd ütleb siseminister. Meil on siseminister,
kes ütleb, et ta ei tea, mis tal seal toimub. Kas selline minister saaks homme tööle tulla tegelikult normaalses riigis, kes ei tea, mis tema poolt hallatavas ja valitsetavas alas. Ta võiks teiste käest küsida. Võiks küsida. Tal on tööl selle jaoks nõunike armee. Tal on ametnikke rohkem kui kuskil mujal. Tal on neid igasuguseid tegelasi. Nüüd, mis küsimustele on vastamata? Kes tellis selle fotoaparaatide süsteemi? Kes sai selle paigaldamise eest raha? Mis rahad need on? Neid ei ole ju kuskitel kuluridade peal kirjas, et selle jaoks on pandud. Sest muidu oleks ju kohe välja tulnud, paigaldatud 1 miljon kaamerat või ükskõik kui palju neid on. Nii ja nii palju kaamerat. Minul on jäänud ikkagi aru saavatuks see, kes selle otsustas. Täpselt samamoodi, kes see tellis. Kes tegi, kes korraldas. Kuhu pandi? Hea küsimus, kes tellis? Kes sai need miljonid, mis sinna magama pandi? Ja kes haldab seda süsteemi? Kes seda kogu igapäevaselt? Riigi eelarves peaks olema selle kohta rida nende kaamerate korrashoiu, ekspluatatsioonis hoidmise või remondi või taastamise või need kõik peaksid olema kirjad. Neid ei ole kuskil. Neid ei ole võimalik leida. No jah, ma tahtsingi öelda, et hiljaaegu see oli minu kodu tee peal maantee, mis viib Peterburi teelt niisuguse kohta nagu Kaberneme. Avastasin ühe liiklusmärgi küljes ülemöödunud nädal järsku ühe kaamera. Mõtlen, milleks see siia metsa vahele küll pandud on. Ei saanud aru, aga ei julgenud lähedale ka minna, et võib-olla pärast süüdistatakse mind milleski. Aga siis ei olnud midagi, 3 päeva oli ja siis oli kadunud. Keegi valastas ära? Ei, ma ei usu. Mine tea? Ma arvan, et pildistati keda vaja ja siis arvati, et nüüd on... Ega sa ise ometi mitte? Ega ma ei tea, sellepärast, et viimasel ajal on mul telefoni kõnede aeg tihti katkeb ära. Ma küll ütlen, et poisid, laske mul lõpuni rääkida, aga ei, nad ei kuula, tead, ma pean selle oma adressaadi uuesti valima, et siis saan nagu rääkida soravalt. Aga noh, jah. Aga teeninduse parandamiseks, kvaliteedi tõstmiseks teie kõned salvestatakse. No, jah. Ei, ma mõtlen seda, et huvitav, et kas see Elisa annaks mulle vastuse selle kohta, et kas minu telefoni positsioneerimist on tellitud või ei ole tellitud. Ta ütleb sulle, kõik käib vastavuses seadusega ja mitte mingisugust vastust sa seal ei saa. Proovid tuud. Ei, no siis ma ei hakka. Siis ma ei hakka, jah. Ei ole mõtet. Ei ole mõtet, jah. Aga no, nagu öeldakse, mis meil jääb? Usk jääb. Ei ole kindel. No jätkame ikkagi usu teemadel ka. Nimelt Eesti katoliku kiriku kunagine piiskop Eduard Profitlich kuulutatakse õndsaks 17. mail. Kuidas sina sellesse suhtud? Mina olen natukene nagu ikka uhke ka. Et ega siin minu teada ei Põhjamaades ega Baltikumis ei ole ühtegi vaimulikku ennem pühakuks kuulutatud. Ei, on küll. On küll. Rakvere, kes maha tapeti. Tema on märtriks kuulutatud. Ei, Rakveres. Meri, see on Türits. Ei, Rakveres. Enne teist ilmasõda, siis kui Nõukogude väed sisse tulid, notiti maha. Aga tema oli siis, tema ei olnud katoliku. Ei olnud. Ja no Luteri kirikus meil ju ei... See oli õigeusu. See oli õigeusu, okei. Õigeusus muide olid kõik meie, alates Konstantin Päts. Ei, seda muidugi. Muide, Laidoneri kodukeel oli mis keel? No kas ta ei rääkinud poola keeles? Vene keel oli kodukeel. Sest naine oli tal ju poolak. Maria, jah, poolakar. Poolakas, jah. Poolak, ja tead, kuidas ta kutsus hellitavalt Johannest? Vanitška. No näed siis. No vot niimoodi. Me oleme ikka tõelised polüglotid. Muidugi. Kuule, aga läheks nagu lähemate sündmuste juurde. Et tegelikult ma tahaks kõigile öelda, et kõik, kes on tõelised kristlased, kui on võimalus, siis
17. mail ikkagi, kui on võimalik, siis tulge kell 11 Raekoja plats ja te saate ainulaadse sündmuse tunnistajaks, mida teil kindlasti elu jooksul rohkem ei juhtu. Jah, ja kas või huvi pärast silmaringi laiendamist? Ei no ikkagi minu andmetel pidi isegi Vatikani välisminister kohale tulema isiklikult. Nii et kõik on kõige kõrgemal tasemel esindatud. Vot nii. Ja. Aga räägime siis lähematest asjadest nagu elektrikatkestusest Hispaanias. Kas see sündmus peaks meie roheradikaale kuidagi mõistusele lähemale tooma kuidagi niimoodi? Vaata, sa nüüd mainisid mõistusele lähemale. Kui seda ei ole, siis sa ei saa seda ka sinna lähemale tuua. No äkki kellelgi kõrval on. No võib olla. Vaata, kui Eesti esimene vabariik oli 18–40, siis olid millegipärast elektrijaamad, millegipärast mahtusid sinna kõrvale väga reipalt. Paisjärvedel olid väiksed elektrijaamad, mitmed saeveskid töötasid sellega, mitmed niisama jahuveskid töötasid sellega. Olid ka tuulikud, mis olid ju ambla tuulikute terve suur veski. Tähendab, veskite suur plejaad oli. Ma tahan öelda seda, et nad kõik mahtusid üksteise kõrvale ära ja kasutati seda, mis parasjagu hõlpsam ja tulusam ja kasulikum oli, mis majanduslikult etem oli. Seda kasutatigi. Miks pärast praegu seda sama põhimõtet ei võiks rakendada? Tuulik siis annab, kui ta parasjagu puhub, kui on tuul paras ja kõik tingimused on täidetud. Ja ei olegi vaja neid 300-seid ja 200-seid. Vaja on mõistust. Vaat see, kui kuidagi... Vaata, küsimus on siin selles, eks ole, et vaata, mis sa siis teed, kui pilv tuleb päiksel ette ja tuul enam ei puhu ja need juhitavaid võimsusi ka ei ole, siis läheb ju sagedus, tont teab kuhu ja automaatika töötab nagu automaatika töötab, lülitab kõik välja. Ja muidugi. Jah, aga see tähendab seda, et kui sul pool on nagu selle pool on tuule ja päikeseenergia, no siis 60% peab sul olema vähemalt seda juhitavat energia. No loomulikult. Muidu ei tule see sageduse hoidmisest. Ei tule mitte midagi välja. Nüüd on meil Kesk-Euroopa sagedused hoitakse, mis on kuskil 2000 ja üks kaabel ja 2000 kilomeetrit. Meil oli siin samas paarkümmend kilomeetrit Vene oma. Ma saan aru, et venelast ei tea, mis ta teeb. Ma saan aru, ei ole košer. Ja kõik teeme süsteemi valmis selle jaoks, et niipea kui venelane lülitab selle välja, meil on plaks ja kohe teine olemas. Senikaua kasutame seda, kui siis kasutada on. Ei, kõik hinnad lähevad lakke, aga peas ja hakka või kallast uskuma, et tõesti, et elektril on molekulid ja need molekulid kõige lisaks on veel ka poliitilised. Vana toit. Ja ei, maksame kõik kinni ja mitmekordselt ja pole tähtis. Ei no, aga meil on ju see ka see Paldiski salvesti projekt. Kas sa oled kuulnud, mina isiklikult kuulsin selle projekti, Paldiski salvesti projekti juhi juttu ja mulle jäi meelde, et kuskil 600 meetri sügavusel tehakse niisugune auk, kuhu mahub 10 ülemiste keskust. Jah, see tähendab kogu see jutt, ütleme, on... Mis me siin veiderdame? Ta on arulage. Äriprojekt on see. Just nimelt. Äriprojekt, kus juures selle juht riigiga kokkuleppel riik tasub talle kõik ja garanteerib tulemuse ja garanteerib kasumlikkuse, garanteerib tavaliselt oodatava. Just nimelt oodatava selle kasumi. Nüüd, samasugune situatsioon muide oli Kiviõlis.
Kiviõlis oli ühe venelase käes oli seal üks mingi maa-ala, tema omand oli ja see all oli põlevkivi. Ja siis Kivi oli põlevkivitööstus, ma ei tea, kes seal juht oli tol hetkel. Jah, lepime kokku, davai, võtame selle käest maa ära ja siis on ka põlevkivi kohe meie. Ei tulnud välja, selles mõttes maa võeti küll ära, aga tol hetkel Partsoni muide majandusminister ikkagi see põlevkivi läks riikliku enampakkumise alla, kui üldriiklik vara. Praegu mitte midagi niisugust toimunud ei ole, aga juba see augukaevaja juba müüb sealt august välja kaevatavat ehitusmaterjali. Oota, kelle oma see on? See on sinu oma kõik sealt või? Tähendab, kus nüüd see riiklik omand on? See on selline absurd. Nüüd teine asi. Me tõstame vee sinnamaani, siis hakkame jälle alla laskma. Kes neid süsteeme hooldab, kes neid ekspluateerima hakkab? Eestis puudub endal muide võimekus selliste asjade, praegu veel puudub selliste asjade välja ehitamiseks. Kõik, aga juba rahad liiguvad, juba antakse, juba meile, juba sinna. Täpselt nagu aatomijaamadega. Ei ole selge veel, kelle tehnoloogia, mis tehnoloogia, kas üldse tehnoloogia ja nii edasi. Aga juba küsitakse 70 miljonit, me hakkame 70 miljoni eest uurima. No kuule, ja samad isikud tulevad jälle välja, kellel pole energeetikaga mitte mingisugust pistmist, mitte mingisuguseid teadmisi antud alast või valdkonnast üleüldse. Aga kui riiklikult antakse 70 miljonit, palun, ja garanteerime teile jälle kasumlikkuse. No kuule, no mis meil on siin, Rail Baltic on midagi muud või? Ei ole. Ei ole, ainuke Rail Baltic, kõik on väga lihtne. Ainult meie kodumaised firmad ei teeni sealt mitte midagi rohkem, kui ajavad ainult mulda kokku ja kogu lugu. Kaks asja ei ole selged, ainult Rail Balticu. Muu on kõik selge. Kaks asja. Mida vedama hakatakse ja keda vedama hakatakse. Ja ei, see on teada. See on ainult kaks asja. Et seda, see ei ole kedagi vedada, ei reisijaid ega ka kaupa. Siis kui isegi ainult Roomas vankrid käisid veel ja hobused, siis tehti ka teid sinna, kus neid vaja oli. No tekkis põhjendus, et Pooliste vahel Kreekas olid ka teed, aga need tekkisid sinna, kus oli vaja. Sellepärast, et oli vaja tassida midagi või oli vaja käia külas või oli mingi praegu. Võib-olla sellel on mingisugune mõte, võib-olla mingisugune sõjaline mõte. Ei saa olla, mis sõjaline mõte saab olla, kuule. Suvalki koridor on ainult 70 kilomeetrit, sinna ei ole isegi raketti vaja, sinna aitab kaugelaske suurtükist ja kõigist nendest sõjalistest vedudest ei jää mitte midagi järel. Või veel lihtsam, lastakse need elektrikapid puruks ja kogu lugu. Aga see on suurele seltskonnale, on see muide väga tulus äri. See on teine asi, sellega olen nõus, jah. On terve seltskond, kes selle mõtte välja käis muide? Tuleb sulle midagi? Lennart Meri. Siim Kallas. Oli või? Jah. Meil on tekkinud ju poliitperekonnad täiesti. Oirid, Kallased ja neid on veel. Ei no, ma ütleks seda, et Eino Baskini sõnadega, et tegema seda suurt pumpa ei tahakski, saaks aru pumbagi. Ei no saaks mingisuguse joa juurde. Natukenegi kuskil. Kuule, aga no. Pumba juures tahaks ise. Ikka tahaks olla. Kuule, tead, mis päev täna on ju? No? Juba teist päeva eile tõusis teatavasti diislilkütuse aktsiis. Küll on tore. Näed, jõudsime ära oodata. Räägime rahast ka. Nägin hiljaaegu meedias intervjuud kellegi Rahandusministeeriumi ametnikuga, kes ei osanud vastata, et kas tuleb lisaeelarve või ei tule. Tundub, et isegi ligi ei suuda anda suuniseid ja kobame nagu pimedas toas natuke ringi ja ei saa nagu üldse aru. Aga nagu öeldakse, et rahandusega tegeletakse sellepärast, et uus minister tühistas praami hindade odavnemise. Nii et midagi tehakse. Ei, kahtlemata tehakse. Ja igasugune hindade laagetus on, nagu sa tead, kuradist. Tuleb ainult tõsta ja siis tuleb õhus on tunda helge tuleviku möödapääsmatu lähenemise kindlaid tunnusmärke ja julgelt edasi kindlates kätes.
no võid varsti jälle mingitest loosungitest valimiseelsetest lugeda, kuivõrd hästi meil kõik on ja kuivõrd hästi on üks või teine erakond meie kõikide eest seisnud. Aga noh, üks erakond tahab anda seadusandliku käiguga niisugusele asjale nagu elu lõpu tahteavalduse seadustamine, nii et see on nagu Eesti heas perekonnas, et ütled naisele, et kui mind hakkab huvitama sinu arvamus, siis ma annan selle sulle. Ta ju tahtis. Ta ise tahtis. Ise tahtis, jah. Tee sa pärast kindlaks. Ei, noh, muidugi. Ei, aga mind paneb imestama see, eks ole, et kui tahad pärandada näiteks mingit autoloksu, siis peab olema notariaalne kinnitus. Jah. Aga selle uue seaduse järgi oleks ainult vaja paar hiireklikki ja... Korras. Jah. Auto, see on ikka midagi niisugust käega katsut. Eluraasuke. No, ma ei tea, kuidas siis nagu... Ja seda enam, et mõne inimese elu ei maksa ju midagi. Kuusakoskis autoromu eest saad mingi 600 eurikut saad ikka. No jah. Aga elu eest? Jah. Ei oska öelda. Et võt nii. Aga üks on kindel. Suvi tuleb. Võt seda küll. Härrad vannustatud mehed. Ja jää on ammu liikuma hakanud. Ja jää on juba läinud. Läinud. Märkamatult. Ja tore ja kirjutage meile, mis te meie jutust arvate. Tore oleks teada ka. Muidugi. Ja kui on mingi küsimusi, laske tulla. Ikka vastame. Kõike head.